tere tulemast vaatama uut vlogi meil. Ma isegi ei tea, mis kuupäev, mis päev, aga mis vahepeal juhtunud on see, et peale seda spaas käiku ja nii ma vist sain külma seal. Lihtsalt mul on väike mingi nohu suvel. Juuli on põhimõtteliselt, aga suvel pole aega haige olla minu mõnest, nii et me lihtsalt surume läbi ja teine suur uudis on, et lõpuks tulid sääsed, nii et ma sügelen igalt poolt. Eile panime mõnesse magamistuppa putukavõrgud, aga ikkagi iga ukse ette ei saa panna. Nii et jah, sellised lood, naudime suve täiel rinnal. Eestisse on jõudnud kuuma laine ja ma olengi praegu autos ja ootan, et natukene auto jahtuks maha ja siis ma võtan suuna Viimsi poole, mis on võib-olla natukene ootamatu, aga me oleme mitu kuud üritanud juba leppida kokku aega, et teha üks koostöö, kuigi ja raske seda võtta kui koostööd. Lihtsalt lähen kosmeetikusse, mikronõelumisse, ma olen väga elevil, sest et see on tõesti midagi, mida ma väga tahan teha. Nii et ma hakkangi sinna poole sõitma, mul on pikk tee siit minna, ma vaatasin 20 kilomeetrit, nii et selline road trip vibes. No nii, ma olen tagasi autos ja lihtsalt see tulemus räägib enda eest, nagu mu näonahk räägib praegu enda eest. Esimene mulje, kui ma vaatasin peeglisse, ma olin nagu wow, ma olen nii snatched, sellepärast et nende kuumade ilmadega mul on nii paistes olla, keha hoiab vett megalt kinni ja kogu see paistatuse tunne on läinud nagu... Ma ei olegi suur kosmeetiku juures käia olnud kunagi, sest ma olen paar korda käinud elus ja ma pole kunagi saanud sellist wow-efekti, mis ma praegu sain. Ja see naine oli nii tore, tal on meditsiiniõe haridus, mis minu jaoks mega oluline selliste protseduuride puhul, image'i toodetega ja ma ei tea, lihtsalt täpselt see, mida ma olen otsinud. See on järgmine kuu juba 35, nii et mul on viimane aeg hakata käima kosmeetiku juures regulaarselt. Ma lihtsalt olen otsinud seda õiget inimest ja ma nagu praegu on täiega siuke tunne, et ma olen leidnud selle inimese. Isegi kui Viimsi on natuke kaugel minu kodust, siis vahet ei ole. Siin on vähemalt tasuta parkimine ja mugav parkimine ja mõnus siuke chill room, aga mulle täiega meeldis see naine ka. Mulle väga meeldis see naine. Ma olin täiesti esimest korda ja mul oli terve aeg suu käis. Nagu nii palju oli rääkida, selline vaba õhkkond, minu tüüpi inimene, et hästi positiivne kogemus, väga positiivne selline laeng, aga tulemus ka on nagu what the hell, lihtsalt wow. Ma ei tea, kas loos praegu käib veel mu Instagramis, me loosime 2 mikronäälumse protseduuri, minu arust mega hea loos. Nii et mine tšekka mu Instagrami, kas see loos on veel üleval või ei. Ja nüüd on plaan minna toidupoodi, tulevad sõbrannad õhtul külla ja ma midagi nagu uhket ei planeeri, aga miskit ikka lauale panna, nii et käib poes ja siis koju, mul on natukene vaja veel tööd teha ja jah, mõnus, aga ma ei tohi täna päikest saada. Ma ei kujuta, mis kübara ma pean endale sebima pähe õhtuks, aga jah, ma olen mega rahul. Jõhker kuumalaine on ikka. Mina täna päikest ei tohi, aga sõbrannad varsti peaks jõudma. Ma oleks nagu paljas, aga mul on suvekleit. Ma hakkan igatahes valmistama siia väikest snäkivagnakest sõbrannadele. Varsti ma vist juba ütlesin, et varsti peaks jõudma. Igatahes, jah, järgmine kord siis siin on igasugused, issand, kas ma näitan, igasugused snäkid. Ja voila! Esimene väga suvine snäkivahel on valmis, oh my god, see on nagu ainus, mida praegu tahaks süüa üldse.
tulime Björniga randa veel. Kui ma jätsin oma auto silda ja padi karda trahvi saada. Manifesteerime, et või palvetame, et ei saa seda trahvi. Kõik inimesed mõtlesid täna sama, et tulla siia. Mul elu käib. Ma olen tavaliselt voodis sellel ajal. Aga hull elu käib. Oh my god. Julge poiss. Ma katsusin vett, mul läks ujumis. Tuju üle veits. Tere hommikust. Ma magasin täna nii kaua. Magasime Björniga 9:30. Kujutate ette. Kui me tead, et kui me jõudsime eile koju, siis sa magasid autos või? Me jõudsime äkki mingi 11:30 õhtul koju. Ma ei tea, see oli nii selline... Ma ei teagi nagu, mis mulle sisse läks, et ma olin nii spontaanne järsku. Mul oli nii palav kuidagi. Ja ma tundsin, et ma tahaks ujuda. Mul oleks täiesti meelest ära, et peale mikronõelumist tegelikult ei tohi basseini ega midagi. Ja ma ei läinud ka tegelikult ujuma lõpuks. Aga see oli selline nagu do it for the plot liigutus. Lastel hakkas suvepuhkus. Me ei pea homme ärkama, minema lasteaeda ja lasteaias lõuna on maganud, nii et võib ükskõik kui kaua üleval olla ja miks mitte minna randa õhtul, vaid ma ei tea, sellised asjad enda lapsepõlvest ka kuidagi nagu core memories ja ma tunnen, et eilne õhtune rannas käik oli täiega core memories, ma tundsin, ma ei tea, kuidagi üleüldse ma elan nagu nii vaikses kohas, et ma olin täiesti šokis, milline elu käis Pirital. Parkisime siis Rusalka juurde ja head parkimiskohta üldse sai, sest seal käis siuke elu, seal oli nii palju inimesi, melu, soe, nagu välismaa vibes, ma ütleks, et see oli nii õige otsus eile sinna minna, aga ujumiseks oli liiga külm. Lõpuks ma nägin terve selle aja jooksul ühte inimest, kes käis ujumas, aga lihtsalt siis olime mänguväljakutel, seal käis mingi tantsuüritus, seal oli väga palju inimesi, mega mõnus. Ja ma ei tea, see vist väsitas kuidagi ära ja hommikul keegi meid ei äratanud ka, sest kui me ärksime 9:30 üles, siis kedagi ei olnud kodus peale meie. Nii et ma eeldan, et Noel läks issiga koos kontorisse kaasa. Aga ma tunnen, et ma ärkan kogu aeg nii paistes näoga selle kuumusega. Nii et ma üritan natukene selle vastu võidelda siin. Mul oli just koosolek ja tööpäev on. Ja samal ajal ma hakkan vaatama, kohe näete mida? Ma hakkan vaatama 100. pulma. Lõpuks ometi ma vaatan Silvia pulma ära. Mul on siin ka frappe ja kohv, nii et väga mõnus setup. Ei ole midagi öelda. Ma hakkan nüüd sättima. Mõtlesin, et sätime koos. Väike get ready with me segmendike. Ma lähen Laboka avamisele. Laienevad Telliskivisse. Ja ma olen ainult ühe korra Labokas käinud. Ja mulle väga meeldis seal. Nii et ma olen väga elevil selle kutse üle. Ja mis eriti tore, sain kaaslase ka kaasa kutsuda. Nii et koos sõbrannaga lähme, võtan ta peale kuskil 40 minuti pärast. Nii et üritab selle ajaga valmis saada. Lapsed olid ka kutsutud sünnipäevale. Nii et neil on ka lõbus õhtupoolik või vähemalt neil on mingi tegevus. Et siis ma tean, et neil on mingi tegevus. Täna oli tegelikult väga okei päev, täiesti kodune päev. Ma tunnen, et kuidagi nii palju toimub ja kuidagi palju toimub. Ja ma tundsin tegelikult päev läbi, et ma olen väsinud veits.
nii et jaa, nüüd väike get ready with me, tahaks midagi head juua, külma siia kõrvale. Ja no nii, mul on siin külm, varika, kätt on kombucha. Pulmasaade oli väga tore minu meelest. Mulle väga meeldis. Minu meelest kleit oli mega ilus, nagu, ma ei tea, väga hästi sobis. Väga äge kleit, täiesti teistsugune. Polegi näinud sellist. Ja kuidas neil ilmaga vedas ja ma ei tea, lihtsalt äge, põnev, et inimesed lasevad enda ellu niimoodi kaameratega. Eriti arvestades nagu neid kommentaare ja asju. See on ikka kütab kirgi, aga ma värvisin juuksed ka ära. Mul suvel vaja nagu eriti tihti värvida, kuna nad lihtsalt pleegivad päiksega konkreetselt oranžiks. Nii et täna mul on värskelt värvitud juuksed, mis on alati parim tunne. See oli nagu täiesti mingi teine, nagu mingi paralleeluniversum või mingi, ma ei tea, kas see tõesti juhtus, et see aeg, kui ma tegin saadet, siis ma kohtusin tegelikult nii paljude inimestega ja näiteks Silvia käis mu saates ja mul on soft spot, ma ütlen ausalt, kõikide inimeste vastu, kes käisid mu saates, sellepärast et see külaliste leidmine, see oli üks nagu, ma ei tea, minu jaoks nagu raskemaid osasid. Väga mingit tugevat meiki ei tee, see lihtsalt sulab maha siis. Aga ma panen teid kiirenduse peale ja panen endale mingi podcasti käima. No nii, valmis sätitud, see on mu finished look. Ma arvan natuke, et mul võib palav hakata, aga ma ei viitsi vahetada ka, ma ei viitsi midagi mõelda ka. Väike outfit repeater Tallinn Fashion Weekist. Lähme naudime seda tüdrukute õhtut. No nii, jõudsime kohale. Cheers! Väga palju inimesi, väga suvine vibe, me tulime kohe sisse ära kuhugi istuma, aga tõesti nagu õuestumas, väga palju inimesi. Mõnus vibe. Püüdma neile endale sisenemist Loka restorani sisse. Paar minutit veel, ja siis me loodame tänase õhtuhommikliku osana algust. Ma pean huulepultis panema. Ei viitsi teha nagu nii uut. Sofi hakkas sättima ennast, ma tahtsin lihtsalt täidata, et me istume moonis edasi. Lähme käruga või? Ei, rattaga. Ma ei ole nõus rattaga minema, ma olen nõus minema kas autoga või käruga. Rattaga. Ma ei ole nõus minema rattaga sellepärast, et kui me jõuame poodi, siis see pärast tagasi ei viitsi rattaga ja pood on liiga kaugel selleks. Emme on natukene haige ka, et mul ei ole täna, Emmel ei ole täna jaksu. Lähme käruga või? Okay. Paljalt olla. Ei paljalt ei saa minna. Sa pead panema... mis see oli? Mis see oli?
ei hakka vihma sadama, see oli mingi auto. Mine pane riidesse, su need püksid on vannitoas. Mine too püksid ja siis otsime mingi särgi. Ära sellega mängi, see veepudel läheb ümber. Ma olen mega väsinud. Ma olin eile seal üritusel nii väsinud. Seal oli väga palju inimesi, nagu mingi terve Tallinn. Oli sinna kohale tulnud, hästi palju inimesi oli kutsutud. Väga süke uhke avamine. Väga tegi, see ei olnud nagu suunamudjate üritus, kuhu mind muidu kutsutakse. Vaid veits teistsugune üritus, et väga äge, et ma sinna üldse sattusin kuidagi. Ja siis jah. Aga seal oli väga palju inimesi ja ma kuidagi tundsin, et ma olen mega väsinud. Ma ütlesin sõbrannale ka, et mul silmad nagu vajuvad kinni, ma ei tea. Ja täna ka ma ei tea, mul on null energiat olnud hommikust saadik, ärkamisest saati ja mul on mingi imelik valu jalgades, selline tunne, veits meenutab seda kasvuvalu, mis oli lapsena, kui mäletate. Selline mingi valu on jalgades ja selline rahvastus nagu. Ja tööpäev oli ilmselgelt. Tegin töö, panin koos tava nagu tööd, siis panin koostöö üles. Samal ajal noel kodus. Ei ole kõige lihtsam, nagu ma olen väga mõtetes kõigiga, kellel on suvi, töö ja kodused lapsed. See kuidagi läheb ajas aina keerulisemaks minu meelest. See laste kõrvalt töötamine võiks arvata nagu vastupidi. Aga tehtud. Mu enda enesetunne lihtsalt teeb keerulisemaks, ka ma üldse nagu ei arvesta sellega, et ma olen tõpine. Et ma kogu aeg mõtlen, miks ma nii väsinud olen. Mul oli eile koosolek ülemus kohe sai aru, et ma olen haige, aga ma ise kuidagi lihtsalt, ma ei tea, praegu ei ole nõus haige olema ja siis ma isegi nagu ei mõtle sellele, et ma olen haige. Ma lihtsalt, ja siis aeg-ajalt tuleb nagu käib mingi heureka, et aha, ja loogiline, et ma olen üliväsinud. Et ma olen ju tõbine, mul on nagu ikka korralik nohu, selline lihas valu, köha. No wonder, et ma ei ole kõige energilisem. Ja siis ma mõtlengi, ma peaks puhkama. Ja siis mul tekivad süümakad, et nagu noel on kodus terve päev, et mitte kuskile käi, mitte midagi ei tee. Björn läks täna kontorisse issiga. Aga mul on ainult üks tööpäev jäänud. Ja siis mul on jälle 2 nädalat puhkust. Nii et ma ei saa üldse kurta tegelikult suures plaanis. Aga kui vaadata mikroplaanis, just praegust hetke, siis siuke vässu ja valus ja ilm on mega ilus. Meil on tegelikult õllesummeri piletid, aga ma ei tea veel, mis päeval me lähme. Saime jõuludeks juba ammu. Peab vaatama. Eile oli võib-olla kõige parem päev tegelikult, millal minna. Nagu minu artistide poolest nagu oleks eile olnud võib-olla kõige funnim. Ja homme üle homme äkki sajab. Et ma ei tea. Aga selline väike update siit poolt. Noel, sa pidid riidesse panema, mitte palli mängima. Ei ma vaata. Ei ma lähtpukid tuli üle vaata. Vau, aga paneme riidesse nüüd. Kui sa tahad minna poodi, siis pane praegu palun riidesse. Ma loen 3-ni, kui sa siis ei hakka riidesse panema, siis me ei lähe poodi, okei? Sest et sisemme hakkab puhkama. Sul vedas, et mu veepudel ümber ei läinud selle palliga. 1, 2, 3. Praegune Me käisime poes ja tulime mänguväljakule isegi. Ma olen väga uhke enda üle. Lapsed ikka
motiveerivad ja annavad mingit jõudu, mida tegelikult ei ole üldse. Ja nii mõnus soe, istun praegu siin pargipingi peal. Aga Nael ei taha millegi pärast üldse mängida mänguväljakul. Siin ei ole teisi lapsi ka muidugi, nii et vist koju minek pigem, aga vähemalt midagi tegime, nii et mõtles ümber. Enam ei taha koju. Meil on jalka MM kodus. Minu viimase aja hyperfixation meal. Nii ma söön kogu aeg seda, ma ei tea mitmes kord see nädal. Ja nii mõnus. Kui saab süüa õues. Midagi mõnusamat. Me hüppasime ühest päevast lihtsalt üle praegu. See pakku tühjaks ma näen. Aga me hüppame ühest päevast üle, mis oli eile reede viimane tööpäev enne puhkust. Koos väiksema lapsega oli kuidagi raske. Mul ei olnud üldse energiat ka. Ma olin, eile oli nagu peak väsimus. Mul oli tõesti mega väsimus. Ja ma ei käinudki vist kodus kuskil väga. Ja ma magasin täna hommikul 11-ni. Mikk lasi mul 11-ni magada, mis oli selline õnnistus. Mina magasin et mulle kingiti selline hommikus ma sain magada, aga ma tunnen ka täiega suurt vahet. Üle, ma ei tea mitme päeva ma tunnen, et ma ärkasin energiaga, mul oli kohe energiat. Nii et ju siis mul oli vaja rohkem unetunde, ma ei tea. Aga praegu me võtame ühe mu vintage paki ja siis me lähme Rocca al Maresse sinna Maris mängutuppa. Otsin Jim Chunky. Voisin maasikka. Cheers! Se on vaikka paljon. Juba uus seiklus. Tulime õllekale ja kohe hakkame karusselliga siin. Jee! Ootame sadu. Võrn on juba nii raske, et see nagu... kus mõtle tuulega, kui nuuda ei saa, või on kergem hingata. Sest sinu jaoks võiks kõike teha, kõiki torme trotsides hoiab meie laevast kinni, vastuseid meil otsides, sinuga ma rohkem tervik, naine minu liivades, sina oled minu lemmik, kolme soovist viimane. Nii me oleme tagasi kodus. Kell on enne 10 midagi. Aga tähega siuke suvemood. Lapsed saavad kauem üleval olla. Ja nad on suuremad ka juba. Ma tähega tunnen nagu mega suurt vahet. Nad on kohe 4 ja 6. Ja see ei ole seda uneteemat nii pingsalt. Ja kuigi üldiselt me oleme siuksed, kes ikkagi hoiavad rutiini, siis ma tunnen, et mingi muutus on käinud praegu. Ühesõnaga me oleme kodus. Kohe lapsed lähevad magama. Ma teen oma skincare'i. Mul on mingi viimane törts seda Babee cleanserit. Nii et kasutab selle ära. Aga Eestis on vähe inimesi. Aga täna nii ei tundunud. Ei tundunud ei seal mängutoas päeval ega õllesummeril.
no õllesummer oli väga menukas. Ma arvan, neil läks väga hästi. Seal oli nii palju inimesi ja nii soe. Ma panin veits liiga paksult ennast riidesse. Mõdega, ma ei tea, alahindasin, et nii soe on. Ja sadu oli mega hea. Suve paketlistis oli, et ma pean nägema see suvi sadu laivis. Nii et selle ma saan oma paketlistist maha tõmmata. Hea meelega näeks veel, aga vähemalt nüüd ma olen ühe korra näinud, sest et tõesti ma olen päris suur fänn. Või noh, ma ei tea, mulle väga meeldib sadu. Nii et ma lihtsalt imestan, et ma ei olnud siiani neid näinud laivis. Ja lapsed kuulasid ka ilusti. Ja Miku vanemad olid ka. Ja tegelikult Miku vend ka, aga teda ma väga ei näinud. Lihtsalt rets, mis rahvamass. Muidu mängutoas oli ka tore. Igal pool tuttavad. Siuke, ma ei tea, hästi lahe päev nagu eriti vist laste jaoks. Ja lastel on tegelikult õllesummeril nii palju teha. Et käisid batuudil, seal süüa igast erinevaid asju, isegi kukerilett oli. Ja ma ei tea, kuidas teil, aga minul ei ole kunagi ma ei ole kunagi õllesummeril pidu pand. Nagu mitte ühtegi korda oma elus, vaid ma nagu õllesummeril käisin lapsena ise, ma mäletan. See oli nagu hullult lahe kuidagi noorena. Ja siis nüüd ma ei tea, põhimõtteliselt kui mul endal lapsed vahepeal nagu ei käinudki, seda vist vahepeal ei olnud. Siis kui mul võib-olla olid need peoajad. Jah, väga hea meel, et läksime. Tõesti väga hea meel, et läksime, sest ma vahepeal olin kahe vahel. Vahe oli veel see, et kuidagi nii palju noori oli. Et noored on siis avastanud enda jaoks õllesummeri. No ma ei tea. Nagu tõesti mu lapsepõlve üritus ja täiega elab edasi ja oli kuidagi nagu samasugune see klassikaline bensihüppe ja kõik asjad. Aga mega mõnus see kõik meik ja tolm ja ma ei tea, mis kõik näost ära saada, mis seal oli. Näonahku on nii ilus. Peale mikronäänumist nagu nii et mõtlesin, ma veel boostin seda ja proovin esimest korda seda L'Oreali Glass Skin Glow Maski. Ma ei tea, kaua see peab peal olema. Need Biodance'i omad on mingi terve ööajad peal, mis on, ma ei tea, tegelikult ei ole kõige mugavam. Aga siin on kirjutatud 1,5 tundi. Nii et võib-olla võtab enne magama minekut ära. Nende hüdrogeeli maskidega on see, et üks vale liigutus ja sa tõmbad küünega katki selle. Minu jaoks täiesti vales mõõdus see mask, selles mõttes, et mis see muud asi see kohta ütleb? Pole sellist probleemi varem olnud nagu appi. On vist täiesti fail selle maskiga. Kuidagi nagu mõnest kohast istub imelikult see mask, aga samas siit näiteks istub üli hästi, mõnikord mul siit istub imelikult. Mul ikka meid siit. No nii, enam paremaks ma seda ei saa. Äkki mingi 45 minutit on mööda läinud praegu. Me hakkame vaatama, nägite ise Andrei Sevakini seda Andrei ja Robini kaunita Genius Reactive 3. osa. Esimesed 2 olid nii naljakad. Pluss ma nagu häguselt mäletan, et ma olen seda saadet vaadanud siis, kui see välja tuli. Aga ja, nii funny. No nii, see on nüüd mul olnud näos ja ma ei taha seda näkku jätta terveks ajaks. Ma ei oska mingit hinnangut anda, mõnus, aga ma räägin vaikselt, sest et
kell on palju, aga tõmban selle videoga otsad praegu siin kokku ja aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba jälle järgmises videos. Tšau, pakaa!